Mis on viirus? Viirused on meie ümber olevad imepisikesed osakesed, mis võivad inimestele haigusi põhjustada. Viirused on nii pisikesed, et oma silmaga me neid ei näe. Meie ümber on väga palju erinevaid viiruseid, mille tõttu võime me haigeks jääda. Täna ma räägin teile loo, kuidas viirused levivad. Vaadake, kas te märkate, mida lapsed siin valesti teevad. Oli ilus hommik. Lapsed kallistasid oma kassikest, tegid veel pika pai. Isa sõidutas autoga Reinu ja Riina lasteaia juurde. Rein tundis ennast natuke halvasti, kuid polnud veel haige. Ja seal oli mega suur lammas ja ta tuli mulle täiega lähedale. Ja vaata, siin on jääkaru, aga tema ainult magas, et see oli veits nõme. Ja aga minu lemmikud olid kaelkirjakud, ma sain neile ise ka süüa anda, tead, et nad söövad ainult lehti. Ma tahan ka juua. Ai vasta ometi! Köhi! Nüüd peate kodus olema ja end terveks ravima. Nüüd me ei saagi vanavanemate juurde maale minna. Kas märkasite, mida Riina ja Rein valesti tegid? Vaatame nüüd, kuidas oleks olnud õigem käitumine. Kuidas peaks Rein õigesti aevastama? Kõige õigem on aevastada salvrätiku sisse. Milline käitumine on õige? Pärast õuest tulekut pese käsi. Kuidas peaks Rein aevastama, kui ta salvrätikut ei leia? Kui salvrätti pole käepärast, siis võib aevastades või köhides katta suu küünarvarrega. Kuidas on õige nuusata? Salvräti sisse nuuskamine on kõige parem. Pärast nuuskamist tuleb käed ära pesta. Ja seal oli mega suur lammas ja ta tuli mulle täiega lähedale. Oma tassist on parem juua, siis ei jää haigeks. Viirused on paharetid, kes tulevad meie rakkude sisse ja teevad seal näo, et on sõbrad. Viiruse saame teistelt inimestelt. Rahvarohketes kohtades, näiteks klassiruumis, bussis ja poes, on viiruste hulk suur. Õigesti käitudes vähendame võimalust haigestuda ja viiruseid teistele levitada. Kas te üldse teate, kuidas käsi õigesti pesta? Käsi tuleb pesta sooja vee ja seebiga vähemalt 20 sekundit. Pese käsi õues tuppa tulles, pärast tualetis käimist, enne söömist, pärast looma katsumist, sest kätele tekivad pisikud, mida me ei näe. Tee käed märjaks, pane seepi, läheb lahti!
käed märjaks tee ja seepi lisa, ei ole vaja teha kisa. Nüüd kätepesu läheb lahti ja vahtimiseks pole mahti. Peopesad, sõrmevahed, pöidlad, kõik ülenühi hoolega. Käeseljad, näpuotsad ka, sa tööta läbi seebiga. Jääb kiigata veel küünte alla ja päästa seebivaht siis valla, kui viibimas seal viirus 2, et anda neile võimas laks. Pärast pesu tuleb käed korralikult ära kuivatada. Põgeneme! Paljude viiruste vastu on olemas veel üks abimees, see on vaktsiin. Vaktsiin on ravim, mis õpetab inimese organismi viiruseid kiiresti ära tundma ja nende vastu võitlema. Vaktsineeritud inimesed ei jää viirustega kokku puutudes haigeks või haigestuvad väga kergelt ning reeglina ei nakata teisi. Nii kaitsevad nad ennast ja oma sõpru, vanaemasid, vanaisasid ning kõiki, kes end vaktsineerida ei saa.